Eesti tantrafestival on tulemas ju taas. Ja 17–20 juuli ja Laitse Graniitvillas jälle. Nii et tuttavas kohas kohtume kõigi uute uudishimulike tulijatega ja ka vanade sõpradega. Ootame kõiki Eesti tantrafestivalile kõige ilusamal ajal suvel juulikuus. Ja meil on rõõm, et see on meie 5. kord seda festivali korraldada, nii et sellest saab tulema selline tõeline juubelipidustus. Ja me tahame tähistada elu, me tahame tunda seda elus olemise tunnet, kuigi me teeme ka sügavaid töötubas ja kindlasti läheme ühiselt selle suure perena sügavamale, aga selle aasta juubelihõnguline festival on tähistamise rõõmufestival ja et elus oleme ja saame seda keha ja seda ühtsuse tunnet kogeda. Need on need märksõnad selle aasta festivalil. Ja kui me teeme väikse tagasivaate, et milline see tantrafestival siis on, siis meil on väike statistika ka, et kui sind huvitab, siis näiteks pooled, kes tulevad festivalil, on paarid. Ja sama palju on siis, kes tulevad üksi või siis sõpradega koos. Ja lisaks on siis ütleme, pooled nendest on need, kes pole mitte kunagi tantraga kokku puutunud. Et tantrafestival on imeline võimalus alustada tantra teekonda või kas või uudistada. Ja mul on väga hea meel, et me alati kogeme, kui palju on uusi tulijaid, et iga aasta inimesed tulevad ja jagavad, et ma ikka võtsin julguse kokku ja tulin festivalil ja see on olnud tõesti elu muutev, transformeeriv festival, nii et kindlasti me julgustame, kui sa oled mõelnud, kas tulla või mitte tulla, siis kindlasti tule, et sind võtab vastu armas, ühtehoidev kogukond, pere, nii et ei pea pelgama üksi tulla, et kindlasti sa leiad sealt sõpru ja uusi tutvusi, nii et võta julgus kokku ja tule ja ka kõigile neile, kes on käinud paljudes festivalidel üle maailma, et me soovime ka teile pakkuda midagi uut ja üllatada ja meil on üllatusi ka selleks aastaks. Ja me alati kutsume oma festivalile iga kord uusi õpetajaid, et meie kontseptsioon on see, et sa saaksid iga kord tulla ja kuigi meie sündmuse nimi on Eesti Tantrafestival, siis iga kord on see festival omanäoline. Ehk seal on uued õpetajad, nagu juba varem ütlesin, seal on ka uued inimesed, et iga kord on uus. Ja iga kord on uus, sest meile meeldib ka ju uudsus, eks? Et tegelikult me teeme seda festivaliga sellepärast, et me tahame ise ka midagi põnevat ja uudset kogeda. Et kui me seda programmi kokku paneme, siis me ikkagi teeme selle just nimelt sellise nagu sellest tundest, et oi, keda oleks põnev kuulata või keda võiks kutsuda ja võib-olla selles festivali nimekirjas on sulle täiesti uusi inimesi, uusi õpetajaid ja see on ka sellepärast, et me vaatame ka neid, kes on nii-öelda uued talendid või keda pole varem käinud, et meie eesmärk ei ole seda festivali täis laduda tuntud nimesid, sest et varjatud andeid on igas riigis. Ja igas inimeses. Ja mis võib-olla on veel, kui me vaatame teiste festivalidega, erilist Eesti tantrafestivalil, meie töötoad on niivõrd pikad, et me tõesti saame ühiselt minna päris sügavale ja väga oluline moment on ka väljatulemine, et see töötoa pikkus annab sulle võimaluse ka see kõik endasse integreerida, et tõesti me oleme pannud programmi kokku selliselt, et sa saaksid võtta aja ja tõesti laskuda sellesse sügavusse ja kohtuda siis iseenda ja selle sisemaailmaga enda sees. Ning samuti on meil kindlasti ka maandavaid tehnikaid, liikumise tehnikaid, et üldse keha üles äratada ja hiljem see kõik endasse integreerida erinevate maandavate tehnikatega, et me proovime selle programmi teha sellise põhjaliku ja sügava, et võib-olla see on ka selline Eesti Tantrafestivali eripära, et me võib-olla ei toogi nii palju erinevaid õpetajaid, vaid need õpetajad, kes tulevad, et nemad tulevad selle suure sooviga toetada teid, armsad külalised, kes te tulete ja tõesti, et pakkuda seda elamust. Ja üks õpetaja teeb mitu töötuba just sellel samal põhimõttel, et kui sulle keegi väga meeldib ja sa tunned, kuidas temaga sul toimub avanemine, siis sa saad minna seda uuesti nii-öelda siis järgmises töötoas tegema sama õpetajaga.
aga nii nagu me ütlesime, meeldib ka tähistada ja alati me tähistame õhtutel imeliste esinejatega, showdega ja ka rituaalidega, nii et kui me oleme terve päeva siis iseendaga tööd teinud või üldse laskunud sellesse alateadvusesse, siis õhtud on alati meie tähistamise, päeva lõpetamisel tähistame õhtud erinevate üritustega, nii et see on ka see kirss tordil, ma arvan. Ma arvan, et eneseareng ei pea kindlasti käima läbi vaeva ja valu, et see on ka selle festivali mõte, et natuke pühime sealt tolmu ära ja elame, särame, tähistame ja minu meelest ka see kogukond, kes sinna kokku tuleb, on niivõrd imeline, et see avatuse aste, et see on lihtsalt fantastiline, et väga paljud tulevadki ja ütlevad, et nad ei uskunud, et nad nii ruttu leiavad ühise keele, et inimesed on tõesti nii sõbralikud ja avatud, et ei ole ühtegi põhjust peljata, et võib-olla ma ei leia kellegagi ühendust, et leiad küll. Ja me teeme oma poolt ka töötubasid, kus te saategi siis tutvuda uute inimestega, et kui sa tuled üksi, siis on olemas sellised töötoad näiteks ka vallalistele, kus sa saad minna ja tutvuda, nii et ka omalt poolt julgustame ja teeme kõik selleks, et kõik, kes sinna tulevad, tunneksid ennast hästi. Ja ma võib-olla tahtsingi öelda see, et sa ütlesid, et see kogukonna tunne ja suur peretunne, et see on tõesti uskumatu, et kui see viimane päev on käes ja me kõik oleme kuskil ühises ruumis ja see ühtsus ja see selline koos hingamine ja selline läheduse tunne, et mõned inimesed on tulnud ja jaganud, et ma mitte kunagi elus ei ole seda tundnud, et tegelikult see on ju meie kõige suurem igatsus kogeda seda ühtsuse tunnet ja just, et ma olen autentne, ma saan olla mina ise, et kindlasti see on ka meie südamesoov, mida me soovime sellel festivalil teile pakkuda. Ja kuidas see autentsus ja ühendus tekib, on ka see, et meie festivalil on müügil festivalipassid 4 päevaks ja see on ka loogiline, et sul tekib ju turvatunne siis, kui sa oled kuskil koha peal järjest, et kui seal festival on niimoodi, et üks päev, mõni nüüd tuleb 1 päevaks, mõni tuleb 2 päevaks, siis seal toimub sihuke pidev liiklus, mis on ka mõnes formaadis tore, aga meie eesmärk on see, et me saame tuttavaks, me avaneme, me naudime ja sellest tekib selline ühendus ja sihuke turvaline koosolemine, et juunis tulevad ka 2 päeva piletid müüki, aga see on tõesti siis, neid on ainult 30 tükki, ehk et kui festivalil on kuskil 400 osalejat, siis kui 30 inimest käib seal natuke sellise tihedama intervalliga, siis et see on just mõeldud selleks, et me teame ka, et on inimesi, et me siin räägime, et on nii tore, aga mõni inimene ikka kardab, et siis on võimalik tulla selleks 2 päevaks ka või kes ei saa näiteks terveks 4 päevaks. Aga jah, meil on pika päeva, 4 päeva passid just sellepärast, et me saaksime tutvuda, ühenduda ja olla selle sama seltskonnaga koos. Ja minna sügavamale, et me oleme näinud ja kogenud tõesti seda, et kui sa tuledki, võtad see 4 päeva oma suvest ja unustad selle välismaailma ja keskendudki iseendale ja koged seda ühtsuse tunnet, siis see 4 päeva lihtsalt annab palju sügavama kogemuse kui see 2-päevane. Et me närvisüsteem ei suudagi nii kiiresti rahuneda ja lahti lasta, et 2 päevaga sa kindlasti saad maitse suhu, saad kogeda väga võimsaid kogemusi, aga 4 päevaga sa saad nagu täieliku kingituse iseendale teha, et just kingitus iseendale. Just, ja meie poolt on ka siis selline kontseptsioon, et kui sa oled selle festivali passi ära ostnud oma sobiva majutusega, siis sul ei kaasne mitte ühtegi teist kulu sellega, sa tuled kohale, sa ei pea mõtlema, kus ma lähen süüa ostma, sellepärast, et 3 korda päevas on meil taimne vegan toit. Maitsev. Just, ja sa saad saunades käia, töötubades käia, lihtsalt niisama olla, ehk et sinu poolt festivali passi ost ja täielik lõõgastus kogu festivali ajal. Me hoolitseme kõige eest, et sa ei pea muretsema, mida sa sööd, sulle tuuakse taldrikuga söök, kus sa magad, sul on olemas koht, kus sa magad ja kogu programm, mis Tantra festival sulle pakub, on hinna sees.
et seda me soovime pakkuda ja just sellepärast, et tegelikult see kasvatab ka kogukonna ja ühtsuse tunnet, et kui me mõtleme ühise söömise peale ja kõik me ühiselt sööme ja jagame seda toitu, see on väga liitev kogemus ja sellepärast me soovimegi seda oma festivalil pakkuda. Kuule, Kristiina, aga kes meil siis tulevad sinna? Me räägime, et tulge, nii tore on, aga kes sinna festivalil siis meil esinema see aasta on tulemas? No sellel aastal meil on tulemas Eesti õpetajatest näiteks Kaari Shiromani Kaup, kes on minu jaoks küll üks kõige inspireerivamaid tantraõpetajaid, et meil on ikkagi tantrafestival ja me tahame, et seal oleks, et te saaksite päriselt aru, mis asi see tantra siis on. Ja Kaari poolt tulebki siis selline töötuba nagu spirituaalse tantra sissejuhatav õpituba, et ei ole küsimust, et millega me seal tegeleme. Mulle ka, kui ma vaatan Eesti õpetajad, siis kindlasti Kaari Shiromani on õpetaja suure tähega, kes elabki seda tantristlikku elu, et ta ainult ei tule ja õpeta, mida ta kuskil on õppinud, vaid tema on õpetaja, kes tegelikult igapäevaselt teeb neid praktikaid ja elab seda elu ja ütleksin, et Eestis on ta üks võimsamaid tantrikasi. Ja aga kas välismaalt on meil tulemas väga head õpetajad ja kindlasti, kes on varasemalt käinud meie festivalil, siis on tulemas taas Sunny Yu. Ta oli väga soositud õpetaja ja tema spetsialiteet on siis de-armoring, siis keha vabastamine erinevate punktide kaudu, aga mulle meeldib Sunny juures ka see, et ta on hästi mänguline, sellise hea vaibiga, et praegu panemegi Sunnyga kokku seda tema töötubas ja soovime teile pakkuda sellist mõnusat vaibi läbi Sunny õpetuste, nii et Sunny on tulemas. Ehk et de-armoring võib olla ka midagi sellist, mis on hästi elus ja südames, et ei pea olema selline raske protsess. Kannatus ja valu. Just. Ja siis on tulemas veel üks imeline õpetaja, Laura Deva, kes elab Šveitsis ja tema on võib-olla tuntud rohkem ISTA ringkondades, enamus tema õpetusi, mis ta praegu teeb, jagab ISTA koolitustel, aga ka Laura on selline väga omanäoline õpetaja, tal on selline essence, selline oma energia ja me soovime sellist, ütleme, natuke võib-olla tumedamat energiat esindab Laura ja me soovime seda ka teile pakkuda, et te kogeda just erinevaid energeetikaid erinevate õpetuste näol. Nii et Laura on oma jah-sõna öelnud ja toob siis oma kingitused festivalile. Jah, et kui see tumedam on, see on niisugune tühjus, on ju, et tühjus, et mõnikord tuleb kõik asjad lahti lasta ja leida iseennast selles tühjuses. Et hästi tore, et ta tuleb, ma ka nii ootan seda. Ja Eesti õpetajatest on siis Alar Krautmann tulemas, kes kindlasti eestlastele ütleb nii mõndagi, et oma süsteemi välja töötanud ja oma hinge ja armastusega jagab oma õpetusi. Et kindlasti Alari töötoad saavad olema ka sellised sügavad ja maandavad ja hästi ehtsad, et ootame Alari ja Alar teeb sauna ka lisaks, et tema saunarituaalid on sellised, et seal on järjekord ukse taga. Ja nii, et sa varsti võid kirja ennast juba panna, kui me listi avame. Ja et tegelikult kindlasti ka saunarituaalid on saanud osaks Eesti tantrafestivalilt, et see on ka midagi sellist, kuhu me päriselt soovime tähelepanu panna ja pakkudagi teile elamust, et erinevate rituaalide, traditsioonide näol, et kindlasti kasuta siis võimalust käia ka mõnel saunarituaalil. Ja eestlastele üldse, et meil on ikkagi Eesti tantrafestival, see tähendab seda, et sa võid eesti keeles kõiki need töötubasid kuulata, kas või on siis tõlge, kui on ingliskeelsed töötoad ja eestlastele see saun, et need sauna inimesed, kes meil seda saunaala peavad, ütlevad, et seal käib selline integratsioon ja mõnes mõttes ka selline teraapia, et eestlasele saun on tervenemise koht, see on meie nagu geenides sees ja Graniitviljas on nagu nii vinge saunaala, et tõesti ma teangi inimesi, kes jätavad mõned töötoad vahele, kuigi eestlased on nii tublid, nad käivad kogu aeg igas töötoas. Meil alati käiakse väga paljutes. Aga käiakse ka lihtsalt ja ollakse saunas, lõdvestutakse ja lubatakse sellisel viisil siis
nautida, ennast toetada ja seal teate küll, saunajutud, need on kõige niisugused sügavamad jutud tihtipeale, et kuigi justkui see kõik toimub ühes kohas, seal Laitse graniitvillas, siis sinna on pakitud sisuliselt nagu kogu maailm. Kogu maailm täpselt. Et kindlasti 4 päeva puhkust iseendale ja sellist väga meelelist ja mitmekülgset ja sügavat olemist ja rõõmustamist, et mina väga ootan, et tuleks juba see juulikuu. Tuleks see suvi, aga suvi varsti tuleb, nii et pane endale kalendrisse 17–20 juuli Eesti Tantrafestival ja tuttavas kohas Laitse graniitvillas me loodame kohtuda kõigi vanade sõpradega ja ka uute tulijatega ja luua seda imelist koosloomist, sest me kõik hakkame seda koos looma, et meie siin natuke juba teeme eeltööd, aga see, mis sünnib sellel aastal Laitse graniitviljas, seda ei oska me teile öelda, see sünnib meie ühisloomingus, nii et meie oleme põneval selle ühisloomingu eel ja tõesti soovime teiega kõigiga kohtuda. Ja mina ka. Ja, nii et kohtume peagi Eesti Tantrafestivalil. 17–20 juuli ja piletid on Fientas. Just. Kohtume!